Hoone tugevvoolu projekteerimine algab alati eelprojektist ja lähteandmete kogumisest. Eelprojekti peamine eesmärk ongi just koguda kõik detailid ja teha üldkaardistus, mis loob aluse kogu edasiseks projekteerimistööle. See tähendab põhjalikku ettevalmistust enne tegelike lahenduste loomist. Lähteandmete hulka kuuluvad näiteks liitumise parameetrid ja hoone oodatav energiatarbimine. Lisaks on oluline arvestada ka toitekindluse erinõuetega. Tänapäeval on üha olulisem ka roheenergeetika ja energiasäästvad lahendused. Sellepärast tuleks juba alguses mõelda, kas hoonele on vaja lisada väikesi või hübriidlahendusi, nagu näiteks päikesepaneelid koos muude süsteemidega. Need lähteandmed võivad olla seinast seina. Eramaja puhul on nõuded tihti lihtsamad, samas kui kriitilise tähtsusega objektid nõuavad palju keerulisemaid lahendusi. See on oluline etapp, et tagada projekti õnnestumine. Kui lähteandmed on kogutud, järgneb eelprojekti faasis tööülesannete täpsustamine ja esmaste lahenduste kavandamine. Siin piiritletakse konkreetsed lähtekohad, et oleks selge, millised projekteerimisel lähtutakse. Samuti kavandatakse üldised lahendused, mis annavad esmase ettekujutuse paigaldise struktuurist. Üks oluline ülesanne on põhimagistraalide ehk peamiste kaabeldustrasside paiknemiste planeerimine. Lisaks hinnatakse ruumivajadust ja juurdepääsuteede otstarbekust. Oluline on meeles pidada, et kuigi tellijal on oma nägemus, ei pruugi ta kõiki tehnilisi aspekte kohe läbi hammustada. Sellepärast on eelprojekti faasis oluline kaasata erialaspetsialisti, kes suudab kõiki detaile selgeks teha ja suunata tähelepanu olulistele aspektidele. See spetsiaalselt aitab tagada, et kõik vajalikud tööülesanded saaksid lähteülesandes konkreetselt kirjeldatud ja üldkaardistus teostatud. Eelprojekti ja lähteandmete osana käsitletakse ka eritingimusi ja nõudeid, mis on hoone tugevvoolupaigaldise seisukohast kriitilise tähtsusega. Siia kuulub näiteks tulekaitsmemeetmete vajadus, et tagada hoonete inimeste ohutus. Samuti määratakse kindlaks muude tehnosüsteemide põhinõuded, mis aitavad tagada erinevate süsteemide omavahelist sobivust ja funktsionaalsuse. Lisaks tuleb arvestada võimaliku erivajadustega, näiteks generaatorid või upsid, ehk katkematud toiteallikate vajadus. See on oluline kriitilise tähtsuse objektide puhul, kus toitekindlus on esmatähtis. Sellistel juhtudel tuleb läbi rääkida, kas on vajalik 1 või 2 liitumist, kas need tulevad ühes või erinevast alajaamadest või isegi põhivõrgu eri sektsioonidest. Katkematu toide tagamiseks võidakse lisaks ette näha ka generaatoreid või näiteks suuri upsi. Kõik need aspektid tuleb lähteülesandes põhjalikult läbi rääkida ja kirjeldada.